Tervitused siit päikseliselt Järvamaalt. Täna sõidetakse siin Albu vallas Valge Hobusemäe rattamaraton, mis on Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja 7. ehk eelviimane etapp. Tänane võistluspäev tõotab tulla vägev, sest kohal on ka praeguse rattamaailma kõige kuumem nimi. Mu kõrval on Rein Taaramäe, et Rein, mis sa teed siin? Puhkan, lõbutsen nii-öelda. Et selle asemel kodus trenni teha võib tulla siia, et nalja nabani, meenutan lapsepõlve. Ja mis su tänase päeva ootused on siis? Nautida põhimõtteliselt, et tulemuslik pool, et see on jumala suva, et pigem ei tahaks koduste poiste sõitu ära rikkuda, et ise kindlasti võitma ei hakka. Kui palju sa üldse ennast siin kodumaal toimuva rattamaailmaga kursis hoiad? Tänapäeval on internet, eks siis natuke nagu ikka. Seda ikka kuuled, kes midagi võidab, et mingid nimed jäävad meelde. Aga ega siin väga palju muutunud ei ole, põhimõtteliselt nimed on samad, kui mina poisik olin. Maasikmet siiamaani Eesti meister ja Austa siiamaani kõva kutt viimased 10 aastat ja et kõik on suht sama. Esmakordselt Valge Hobusemäel toimunud Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja etapp tõi kokku üle 1100 ratturi. Neist üle 1500, täpsemalt 515, sõitis täispikka 55 kilomeetrist distantsi. 341 läbi Shimano poolmaratoni ja lastesõitudes oli kohal 129 noort ratturit. Lisaks matkas raja läbi 130 tervisesportlast nädal varem Aktual Brit rattamatkade sarjas. Järvamaalt stardi saanud sõit läbis veel nii Lääne-Virumaad kui ka Harjumaad. Valge Hobusemäelt sõideti esmalt Jäneda suunas, seejärel Aegviidu metsades, kus tuldi tagasi finišisse. Tõusumeetreid tuli rajal kokku üle 400. Raja 13. kilomeetril Kallijärve ääres oli ees juba 2 meest, Peeter Pruus Raplamaa rattaklubi Como Fixo spordist ja Silver Schultz Peloton AT spordist. Jälitavas grupis, mida vedas Karl Arnold Vendelin, oli kokku 8 meest, teiste hulgas ka Rein Taaramäe. Kus oli aga sarja üldliider Kaspar Austa? Tema tuli alles esisaja piirimail, kuna sõidu alguses oli purunenud tagarehv. Kirja läheb see tal mahaviske sõiduna, kuna üldvõitja selgitatakse 8 etappi hulgast 6 parima punktide summa võrdlemise teel. 13 kilomeetrit hiljem Jänedal, Musta Täku talli juures, on Pruus ja Schultz ikka ees. Rajal arendatav tempo on olnud neil 2 mehel vägev, kuna jälitajate gruppi edestatakse juba minuti ja 10 sekundiga. Tagaajate grupis sõidavad aga Peeter Tarvis, Ivo Suur, Henno Puu, Rein Taaramäe, Karl Arnold Vendelin ja Helmet Tammkõrv. Mäefinišis Aegviidu kandis on sama tandem Pruus Schultz ikka ees, kellest esimene võtab ka selle arvestuse maksimumpunktid. 3. tuleb minut hiljem Peeter Tarvis. Teadnuks Pruus Austa probleemidest, oleks ta meeskonnakaaslase Tarvise järele oodanud juba enne võidetud vahefinišit ning hakanud teda abistama. Nimelt, Pruusil ei ole üldarvestuses midagi võita. Tarvis on aga kokkuvõttes teine ja häid punkte väga vaja. Seejärel saabus aga 5-meheline grupp, kus endiselt sõitmas ka Taaramäe. Finišiks olid jõuvahekorrad selged. Võitis Pruus. Üle 20 sekundi hiljem tuli Silver Schultz. Kulus veel 55 sekundit ja päral oli ka Tarvis. 4. sprintis end Helmet Tammkõrv, Ivo Suure ja Karl Arnold Vendelini ees. Seejärel tuli Henno Puu. 8. saabus aga hetke rattamaailma üks kõige kuumemaid nimesid, Rein Taaramäe. 2 järjestikust kõrgema kategooria velotuuri võitnud mees
läbis oma väikese puhkusajast 55 kilomeetrit metsateid tunni ja 48 minutiga. Algus oli suhteliselt raske, et kuna 3-päevane Balti tuur oli jalasel, mis üleeile lõppes, et siis kohe ei saanud käima ennast. Et kuskil sellega läks aega, ma arvan 10 kilomeetrit, 5 kilomeetrit hakkas tunne vaikselt paremaks minema ja siis sult seal kuskil metsa põrutav osa peal vajutas korra ja siis saime kohe minema. Aga ma ei teadnud üldse, mis taga toimub seda, et taustal kumm oli läinud või mitte midagi, et vastal juhul ma oleks Tarvise need järgi oodanud oma võistkonnast, Tarvisel nagu oli hädasti võita vaja Austa vastu täna. Ja siis me niimoodi kahekesi sõitsime ja üllatavalt et nii kiiresti sai see otsa see sõit. Mis sa raja kohta ütleksid? Ei, päris väga kiire rada, aga väga huvitav selles suhtes, et palju singleid oli ja sellised päris mõnusad tõusud, et ülikerge polnud, aga ta nagu suhteliselt lühikeseks jäi. Naistest oli kiirem taas Liisa Erberg, kes võttis 5. võidu sel hooajal ja tõusis teenitult naiste arvestuse liidriks. Lisaks on tal ka üks teine koht, millega on sisuliselt kindlustanud ka üldarvestuse esikoha ja roosa oopeli kirjadega särgi. Täna oli teine Janelle Uibokand, 3. Jelena Kirillova. Aga vähemalt läbi, see oli eesmärk. Raja peal emotsioonid? Positiivsed. Inimesed on nii sõbralikud kõik. Nüüd läks jalgkrampi. Üldiselt läks väga hästi. Lõpuni jõudsin, jälle. Kas oli mingi eesmärk ka tänaseks seatud? No ikka lõpuni jõuda, nagu tervisespordis ikka. Et ajalisi normatiive ei seadnud endale? Ei, see on nii uus rada ja mis siin ikka. Päeva lõpuks oli ajanormatiiv ja. Aga kuidas see rada oli? Väga hea oli. Ei olnud sükest väga palju põldu, mis nagu tagumikule haiget teeb ja üldiselt oli mõnus sõita. Ilus lai rada ja oli huvitavaid singleid ka. Mul on see nädalavahetus 4 päeva jooksul 3 võistlust. Täna võtsin rahulikult, lihtsalt chillisin. Ilm oli väga hea, tõesti minu ilm. Mulle meeldivad kuumad nimed. Ja väga mõnus rada oli. Rada, kuidas kirjeldaksid rada? Kõik oli parajalt. Tõuse, singleid, kruusa. Mis oli väga hea oli see, et oli hästi palju neid joogipunkte. Sai ka natuke ainult kasutust. Ma arvan väga hästi. Juba raske oli tegelikult. Aga selline kiire, mõnus, jõuline rada, et võib-olla üks kiiremaid. Iga öö minus valitses kaos, tundsin kuidas süda kiiretab, ent pimeduses otsides ma panustasin veel ja veel. Järgmine ring sai täis, kõik ikka endist viisi näis. Me olime kui tõusemaa, kui tõde polnud kaugel. Imeline see päev on maailm meie käes. Ainus elu elada on meil, ma soovin, et sa peaksid. Elu naerdes näed, maailm on meie käes. Ainus elu elada on meil, ei võta sul aega, sa tead, mida päriselt tunnen. Kuidas läks täna? Päris kiiresti vist. Mul on ammud puhtaks.
Pole vist nii kiiresti sõitnud. kas oli mingi ajaline normatiiv ka seatud? Ei, selliseid asju ei ole. Kett tuli vahepeal maha, kett pidi panema peale. aga kuum ilm tegi liiga ka? Enam ei ole kuum. Metsa all ei ole enam kuum, siin on soe. Nii et kõik on hästi. Hea kerge kiirrada. Siin on varasematel aastatel käidud on raskemaid radu, täitsa mõnus rada, niisugune paras rattamaratoni rada. Rahva rattamaratoni rada täitsa meeldis. mis te arvate, kas see rada võiks jääda ka püsivalt programmi? Jah, et tappa pole ennast maratonidel mõtet, aga sõidumõnu peab olema, et siin oli kõike. Ta ei tapnud ennast ära paanast. Ma mäletan varasemaid aegu, et 2004. aastast juba sõidan. Et vahepeal läks rada ikka päris raskeks ja võitis sõiduisu ära, aga siin on täitsa mõnus. Et meeldis väga hästi, väga rada, järgmine aasta jälle. Raske ei olnud ja kõik meeldis. Ei, hästi läks. Rada oli suht kiire ja üllatasin ennast, lubasin, et tegin 3 tunniga ära, aga läks alla 3, väga hea. Võib öelda, et väga hästi läks. Mootor töötab ja meel on hea ja natuke palavõitu. Kuidas rada oli? Rada on super, on väga hea rada, kiire rada ja puhas rõõm. Mõnus, raputas, natuke rõvedalt, aga Kas oli mägine, kuidas need singlid olid? mägesid liiga palju ei olnud õnneks, aga väljakutsuv. Kas see kuum kliima ka kuidagi täna tegi liiga? Täna isegi üllatavalt ei teinud, et vett oli piisavalt rajana. Hea. Tere! Kuidas teil täna läks? Enam-vähem. Mis tähendab enam-vähem? No, võis paremini ka minna, aga läks nii nagu ta läks. Sellepärast minu vanusega võid vist enne mind finišeeris just. Sellepärast. Teil oli korralik duell veel raja peal? No jah, aga alguses kukkusin seal, kus see liiva oli ja siis kogu aeg tema taga oli. Aga lõpus enam-vähem sain teda kätte, aga lõpus ikka ta oli kiirem. Kas te käite niimoodi kõikidel etappidel? Jah, see oli juba 7. etapp ja loodan, et viimasel ka lähen jõulumäel. Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja 15. hooaja viimane etapp toimub 5. septembril Pärnumaal jõulumäel. Kohtumiseni!